nädal turgudel kätte on jõudnud 10. nädal, aasta on 2025, minu nimi Ike Ormas ja täna on esmaspäev, 3. märts. Vaatame siis taas üle, mis nädal tõi ja mida uus nädal võiks meile pakkuda. Seda siis finantsturgudel ikka. Mis turgudel reaalselt viimasel ajal toimunud on, et kes lähemalt jälgib, on juba märganud, et seal on üsna oluline langus praegu toimumas ja reede tõi nüüd natukene leevendust siin küll. Et siin pärast siis inflatsiooni näitajate avaldamist tekkis kerge optimism jällegi turgudel ja Nasdaq ja S&P 500 siin tõusid mõlemad 1,6% ja Dow lisas 1,4%, nii et selline üsnagi oluline taastumine jällegi. Ja vaatamata muidugi reedesele tõusule olid USA aktsiad nädalaga üldiselt languses. Ja peamiselt siis suurte tehnoloogiaettevõtete nõrkuse tõttu, et siin on päris olulist muutust näha olnud turgudel. Tehnoloogia on hakanud hoogu kaotama. Ja Aasia turul langesid ka järsult pärast siis USA presidendi Trumpi teadet, et tema siis kavatseb kehtestada järgmisel nädalal täiendavad 10% tariifid Hiina impordile. Ja jaanuari siis inflatsiooni numbrid olid vastavalt seal 0,3% kuu lõikes ja 2,5% aastas lõikes, mis vastas igati ootustele. Ja Fedi eelistatud inflatsiooni näitaja ehk siis PCE, mis siis ei sisalda toidu ja energia. Inflatsiooni tõusis samuti 0,3% kuu lõikes ja 2,6% aasta lõikes. Et selline seis ja muidugi siin pärast järjestikust 2 tugevat kasvuaastat on turg hakanud natukene sellist ärevust näitama, et iga väiksemagi võib-olla negatiivse uudise peale siis hakatakse kasumeid võtma, et siin sellel aastal ilmselt on päris palju sellist ilmingut näha. Ja eriti siis seal tehnoloogiasektoris need kukuvad nagu päris kiiresti. Ja sellised väärtus võib-olla sektorid nagu finants, tervishoid ja esmatarbekaubad on siis näidanud pigem tugevust siin turgudel praegusel ajal. Kui vaatame seda S&P 500 liikumist siin meie CMS indikaatoriga, et siis on näha, et siit on päris mitu signaali juba tulnud, et turg on praegu siis languse faasis. Ja vaatame, kuidas siis prognoosidega läks, et pöördepunktidega enam-vähem asi pidas paika, siit langus jätkus, et sai siit hoogu juurde. Nüüd viimane pöördepunkt, mis oli siis reedel, seegi siis osutus nagu pöördeks, kuigi täna on jällegi turg langenud, nii et selles mõttes raske praegu öelda, mis seisukoha siit peaks võtma. Et turg võib näidata kerget võib-olla taastumist, homme on ka üks oluline pöördepunkt, et võib-olla me näeme siis kerget sellist tagasipõrget ja sealt siis edasi võib-olla jällegi langust, et näis siis, kuidas see asi siin välja mängib. Kui eelmise nädala prognoosi vaadata ja reaalset hinna liikumist siin peal, siis enam-vähem see kattus. Ja kulla puhul samuti üsnagi hea tulemus taas, et vägagi aktuaalne see. Bitcoini puhul läks asi pahupidi, et tegelikult see algne prognoos oli siis teistpidi mul siin, et see 28. veebruar näitas pigem tippu. Nüüd ma siis olen ta siin teistpidi pööranud ja siit on siis näha, et tegelikult üsna hästi ta paika pidas, aga jah, ta oli siiski pöördeasetuses, et seda tsüklitega, nagu te teate, ikka juhtub. Et kes on mind siin kauem jälginud, siis seda on varem ka ette tulnud ja selle vastu kahjuks mingit head rohtu ei ole, et nii tsükli analüüsiga võib juhtuda küll. Nüüd uue nädala prognoosid on üleval Patreoni kanalil
seda siis nii turutrendiga kui turukulu tasemetele. Ja kui ühetunnist pilti siin S&P puhul vaadata, siis terve nädal oli põhimõtteliselt trend negatiivne, et mingit olulist suunamuutust siit sisse ei tulnud, et kolmapäeval korraks küll andis lootust, aga jah, siit midagi olulist ei paistnud. Siis see lahknevus, mis meil siin on S&P puhul mängus olnud, see on ka nüüd oluliselt siin siis välja hakanud mängima. Ja kui vaatame võrdselt kaalutud indeksit, siis siin ei ole väga olulist muutust olnud, et see püsib siis endiselt küll liikumises ja üsna nõrgana. Et tegelikult see põhilangus on aset leidnud siis jällegi seal tuumikus nii-öelda. Ja nädalane pilt püsib suhteliselt kena ikkagi, et on korrigeerunud siia toetuspinna võib-olla põhjani, et vaatame siis, kas see jääb praegu pidama või suudab siit allapoole murda, et ma miskipärast arvan, et ta praegu veel võib-olla ei murra nii kaugele. Aga vaatame, siin tuleb olla ettevaatlik muidugi. 50 päeva keskmine on nüüd allapoole 50 siit langenud, et vaatame siis, kas hakkab see rohelist ka puutama või praegu hakkab tagasi liikuma. 200 päeva keskmine ikka endiselt püsib seal kõrgendatud tasemetel. Ja VIX on muidugi hoogu juurde saanud, et hirm on siin nädala jooksul rohkem tekkinud. Nii et see täitsa normaalne ilming. Praegu siis selline kesktaseme, võib-olla hirmutase turgudel. Sektoritest, kui nagu alguses sai mainitud, et on teatud sektorid, mis on hakanud pead tõstma ja sektorid, mis on siis üsnagi kehvasti siin performinud, et tehnoloogia neist on siis kõige negatiivsemaks muutunud praegu siin vähemalt eelmise nädala lõikes. Ja kõige rohkem tootlust tuli siis kinnisvara ja finantssektorist ja ka tegelikult siis tarbijakaupade sektorist, et need on siin praeguseks ühed tugevaimaid. Kommunikatsioon ka endiselt on muidugi soosingus, aga see siis läks siin üldiselt tehnoloogiaga võib-olla kaasa seal languses. Ja insiderid ka on jätkanud siin müüki, olgugi nädala teine pool siis müügisurve juba vähenes, et mitte enam nii oluliselt. Siis sesoonselt siin ka, eks ole, kümnendi muster ka näitab meile, et me oleme sellises korrektuuri faasis, eks ole, et see on normaalne selline nähtus veebruari lõpp, märts, et vaatame siis kauaks seda langust siin jätkub ja kas turg suudab siit võib-olla hakata taastuma või siis näeme siin suuremat korrektsiooni isegi pikemalt, nagu see projektsioon siin meil aasta alguses välja näitas. Eks siis aeg annab arutust. Turuosalisest positsioneerimine ei ole ka väga palju muutunud, et see pilt püsib enam-vähem sarnane siin. Sesoonselt, siingi on näha, et me oleme siis sellises languse faasis ja tavapäraselt see langus siin kestab kusagil märtsi keskpaigani. See nädal küll on statistiliselt rohkem languse poole olnud ajaloos, et kui me vaatame siin languse potentsiaali, siis see on siin kusagil 1,7 kuni 2,6%, aga tõenäosus on siis circa 2/3, ehk 66% peal siin. Nii et on siiski ka võimalus, et turg suudab sel nädalal kasvada, aga tavaliselt need kasvud ei ole olnud siis olulise mahuga, pigem on siis teravamad langused olnud. Astrokalendris siin meil praeguseks midagi olulist ei toimu, et Veenus pööras siin retrosse nädalavahetusel ja tavaliselt need Veenuse retroperioodid on üsnagi volatiilsed perioodid turgudel ja ka siin oli meil Päikse Jupiteri kvadraat, mis tihti näitab ka siis negatiivsust. Kuidas nüüd see nädal siis välja mängib, vaatame, võib-olla on väike lootus, et siit
hakkab nüüd natukene hind siis kosuma vähemasti aktsiaturgudel. Ja uue nädala seisud, et mis siin siis on, siin hästi palju makroandmeid, et täna on juba seal olnud just tootmis PMI andmete avalikustamine ja homme siis Trump kõneleb siin kongressi istungil, kus ta siis võib-olla räägib majanduspoliitikast ja muudest olulistest teemadest. Tariifide jõustumine Kanada ja Mehhiko toodetele on samuti siin päevakorral jälle ja ka Hiina toodetele muidugi. Ja ettevõtete kvartaliaruannetest, mis siin teisipäeval on välja tulemas, Target, AutoZone, Ross Stores, Best Buy, Nordstorm, need on võib-olla olulisemad nimed. Siis kolmapäeval on meil tulemas tööturu ja teenuste sektori andmed ja Fed avaldab siis majandusülevaate, nii-öelda PageBook ja tehnoloogia ja toiduainetööstuse ettevõtted nagu Marvel, Campbell on siin tulemas ka tulemustega välja. Mis siit veel jääb, Zscaler ka näiteks ja Veevasüsteem ja neljapäeval siis töötuabiraha taotluste arv selle nädala lõikes, mis siin lõppes. Ja USA kaubandusbilanss tuleb välja neljapäeval. Lisaks veel ka muidugi majandustulemusi jällegi, et võib-olla olulisemad on siin Costco, Kroger, HP ja Gap ja Macy's ka näiteks. Ja reedel siis avaldatakse töötururaport siis, jah. Ja veel ka siin erinevad Fedi ametnikud võtavad sõna, nii et üsnagi tihe nädal selles mõttes. Ja siin siis ka olulisemad ettevõtted jällegi kalendris, mis siis oma majandustulemusi avaldavad sellel nädalal. Vaatame graafikutele ka peale, et mis siin siis toimunud on, et kulla puhul, nagu eelmine nädal sai öeldud, et siin see tipp oli üsnagi selgelt juba kätte jõudmas ja tõepoolest siis kulla hind hakkas korrigeeruma, et täna on küll hind veidi taastunud ja võib-olla, et ongi tõenäoline, et sellel nädalal siis hind kergelt jällegi tuleb üles, et vaatame siis, kas ta tuleb ja puudutab seda vastupanu siin ja siis jätkab langust, et see on selline tüüpiline turumuster. Aga jah, ma arvan, et see suurem tipp on ikkagi praeguseks juba siis saavutatud. Nafta teeb siin võib-olla uusi põhju pigem jah, et see trend siiski praegu jätkub allapoole. Ja Bitcoini puhul, ta suutis siin reedel nüüd päris olulise põhja teha, sest ta muidugi taastus ja käis siin nüüd ära selle vastupanu juures ja täna on siis jällegi korrigeerunud sealt allapoole, nii et hästi volatiilne ja närviline on see Bitcoini turg, aga siiski praegu on ta siis suures plaanis ikkagi veel languse faasis, nii-öelda. Ja Tallinna turgi leidis siin tipu 21. ja on sellest saati siis natukene korrigeerunud, mitte oluliselt, aga siiski. Londoni börs on pigem uusi tippe tegemas ja sama ka Saksa börsi kohta, et siin Euroopa turud on praegu vägagi suures kasvuoos. Ja kui vaatame siin suuremaid ettevõtteid, mida me jälgime, et siis Apple tegelikult on ka üsna ilusas foonis, et olgugi, et natukene siin ka selle hirmuga ta kaasa läks, aga pigem püsib üsna tugev praeguses vaates. Amazon, see nii väga tugev ei paista, et siin on pigem languse foon ja kui see toetuspind siin pidama ei jää, siis pigem liigub allapoole. Siis Google'i puhul ma tahaks uskuda, et ta siiski leiab siit mingisuguse pöördepunkti, aga võib-olla, et see ei ole veel käes. Et siin võib minna veel aega. Mõned nädalad või isegi kuu.
ja Meta puhul, Meta ka on siin hakanud negatiivset fooni juba näitama ja tõepoolest siitki võib juhtuda, et sellele järgneb üsna oluline langustrend, et praeguseks võib-olla oleme siis tipu ka siin leidnud. Mis aga on üsna tublisti juba langenud siin viimane pool aastat või isegi rohkem, on Microsoft ja siin ma ei tea küll, mis ime läbi, aga vahest võib juhtuda, et läheb ta siis turule vastu ja võib juhtuda, et Microsoft hakkab siiski hoopiski tõusma. Aga praegu veel selliseid märke näha ei ole, nii et vaatame ikka enne kõike seda, mis hind teeb ja siis sellest lähtuvalt ka siis otsustame, aga jah, on täitsa nagu tõenäosus, et Microsoft hakkab siit tasapisi taastuma. Ja Nvidia, nagu sai eelmine nädal öeldud, et Nvidia siis on sellises languse tsüklis praegu ja olgugi, et majandustulemused, mis eelmine nädal välja tulid, olid vägagi positiivsed, aga sellest ikkagi turul ei piisanud, et taheti rohkem. Ja seega turg läks siis aktsiahind läks langusesse. Nii et see oli täitsa oodatud selline turu käitumine vastavalt tsükli analüüsile. Netflix on võib-olla üks tugevamaid siin olnud ja püsib üsna heas foonis, aga siiski ka siin tasub jälgida seda toetuspinda, et kui see murtud saab, siis on pigem trend ikkagi jällegi korrektuuri poole. Et seda viitab siin meie CMS signaal ka. Ja Tesla on olnud päris pikalt siin juba languse faasis, et siin alates meie CMS signaalist, mis tuli 27. jaanuar, on siis trend ka negatiivne olnud. Ja tahaks võib-olla arvata, et Tesla suudab siit nüüd varsti hakata ümber pöörama. Et märgid juba natukene sellele viitavad, et tsükli analüüs ka viitab, nii et hoiame silmad lahti, vaatame, millal see turupõhi Tesla jaoks võiks nagu kätte jõuda, et siin võib-olla see toetuspinn, mis on siin näiteks 247 peal või 48 peal, et see võib-olla saab siis selliseks oluliseks. Palantir on läinud langusesse, et see tipp, mis siit nüüd tuli 18. veebruaril, see siin on jäänud üsna tugevaks tsükli tipuks ja ma arvan, et see turg meil korrigeerub nüüd natukene pikemalt, et siin ei ole veel näha olulist suunamuutust, vähemalt mitte tsükliliselt. PayPal küll on jah, natukene siin võib-olla mingisuguseid tasemeid leidmas, et vaatame, kuidas sellega siis läheb ja SoFi ka umbes sama pilt. Lululemon on negatiivses foonis ja pigem langus jätkub praeguse seisuga. Ja Adobe on hakanud ilusat toetuspinda siin leidma, nii et jällegi hoiame silmad lahti ja siit võib tulla päris huvitavaid võimalusi. Et sellised mõtted selleks nädalaks. Loodan, et on abi. Kui on abi, siis ikka laikige ja jagage ja kommenteerige ka, kui on midagi öelda või küsimusi näiteks. Igal juhul mina soovin teile edukat nädalat ja taas kohtumiseni, kõike head!